Vaatame, kuidas lihaveiste kasvatamisega on. Jane Vetik Kuusiku talust ja Pirgo Angusest. Palun. Nii, tere kõigile. Ja ma siin kõrval nüüd kuulasin seda Mirjami juttu ja ma ütleks, et rääkis tegelikult kõik asjad ära. Et mul kindlasti ei ole enam palju lisada, et kõik sellised põhipointid oskas ta nagu kenasti näpuga ära vajutada. Aga siis natukene võib-olla enda loost, mida tõenäoliselt paljud kuulajad võib-olla on ka juba kuulnud, et ma siin maastikul üksjagu aastaid olen toimetanud ja seda juttu ka vestnud läbi meedia ka varem, aga natukene siis veel, et kuidas mina sinna lihaveisteni jõudsin. Eks põhiasi oli samamoodi, nagu Mirjam just ütles, et kui sa oled nagu sündinud ja kasvanud maal, siis sa võid sealt küll ära käia mingite õpingute käigus ja mingi aja, aga lõpuks sa jõuad ikkagi sinna tagasi, ja kui sul vähegi on seal koht, kus nagu nii-öelda juured sisse ajada, et siis on see kerge tulema ja aja jooksul siis sa nagu läbi selle isikliku küpsemise tõenäoliselt saad nagu aru ka, et need põhjused, mis sind seal nagu hoiavad ja miks sa seal olla tahad. Et mina olen samamoodi käinud ära õppimas küll Tallinnas ja Tartus, aga sellegi poolest jäänud siis maale elama. Ja kuigi ma ei ole üldse nagu sellest tõmbekeskusest kaugel, ehk siis ma tegelikult asun Tallinna kuldses ringis, ehk ainult 40 kilomeetrit Tallinnast eemal ja suhteliselt keeruline oli mingil hetkel seal nagu investeeringut nagu saada, et sest asukoht ei olnud nagu päris soodne. Aga sellegipärast poolest sai proovitud, et kui ma olin saanud järjest juba 3 last ja piisavalt kaevanud seal käsitsi aiamaad ja olnud koduperenaine ja pesnud pesu ja lapsi vedanud lasteaeda ja trenni, et siis ühel hetkel ma tundsin nagu, et ma tahaks teha midagi veel, et minus on tõenäoliselt rohkemaks ainest, ja samamoodi nagu Mirjam siin ka ütles, et paigal istuda ei suuda, et kogu aeg on vaja midagi teha, et siis tõenäoliselt tuli otsida selline paras tegevus, mis hoiaks nagu rakkes. Ja kuna olin siis nii-öelda ikkagi maapiirkonnas, mis siit ainult 40 kilomeetrit Tallinnas, siis ja oli ka natukene olemas maad, siis minu abikaasa pere poolt esimesed 4 hektarit tulid maad ja sai seal kasvatatud kartulit, mille kilogrammi hind oli muidugi väga kallis, et kui me arvestame kõiki seda väiketootmise kulusid, et siis sealt sai see alustatud. Aga miks mul siin esimesel slaidil on nagu toodud see Jane Mätik ja siis edasi alles Kuusiku talu ja Pirgo Angus, et kui ma ühel hetkel hakkasin mõtlema nii-öelda sellise turustamise või loomade müügi ja kõik selle peale, et nagu Mirjam ütles, et toota on kerge, aga proovi seda kõike maha müüa, siis üks tuttav, kes siis aitas mind nagu mõelda selle müügistrateegia peale, ütles ka, et kõige paremini müüb ikkagi see oma nimi, eriti kui sa oskad sellest rääkida ja seda hästi müüa, et siis see Jane Mätik on tavaliselt mul nagu kõige esimene nimi. Kuusika talusid on Eestis kindlasti palju ja ühel hetkel sai karjale mõeldud välja ka selline oma prefiks ehk siis Pirgo Angus, et mis siis natukene eristaks teda teistest anguse kasvatajatest. Aga kust me siis tulime, et kusagil 91. aastast tekkis siis selline meie põllumajanduslik ettevõtlus selles Kuusiku talus. Ja nagu ma ütlesin, et oli meil siis saadud 4 hektarit põllumaad, circa 2 hektarit looduslikku rohumaad. Abikaasa minu rõõmuks ostis mulle vist sünnipäevaks või enam-vähem sünnipäevaks esimese hobuse, mida ma olin kangesti soovinud lapsepõlvest saadik. Ja neid tekkis sinna mõned veel juurde, aga üsna pea oli selge, et hobusega ratsarikkaks ei saa ja tuleb midagi veel teha. Ja kui siis avanesid PRIA meetmed noortolaniku toetuse taotlemiseks, siis esimese vooru vaatasin kõrvalt, kuidas see asi käib, natukene uurisin maad ja 2008 siis ehitasin taotluse ja 2009 õnnestus ka raha saada. Ja tol hetkel oli see vist igal hetkel on see summa alati liiga väikene, et midagi teha, aga sai leitud ka esimesed loomad ja üsna palju oli mõtlemist selle üle, et milliste loomadega nagu alustada,
et neid rohumaid siis väärindada, mis meil üle olid ja mis teravilja tootmiseks nii või naa ei kõlvanud. Ja kuna minu vanavanemate poolt ja ka emal kodus olid olnud mingil hetkel piimaveised ja oli ka lambaid ja sigu ja nagu ikka kõiki taludes peeti, et siis selline loomakasvatus oli nagu kogu aeg olnud tiksunud kuklas ja ma olin talus vanemade juures nagu üles kasvanud, kõik suved seal veetnud ja see oli nagu väga loomulik selline elukeskkond, et sul pidid olema loomad ümber. Et üks, mida ma kindlasti teadsin, et piimaveist ma kasvatama ei hakka, sellepärast, et siis ma peaksin iga päev kodus istuma selle lüpsmise pärast, et see oli minu jaoks nagu välistatud. Ja minu õnneks siis 2008 aastal oli juba Eestis natukene lihaveised olemas ja suutsin ma ka leida siis müügikuulutuse, kus neid pakuti, et saime omale soetada siis noortorniku toetuse eest. Ja sai ostetud esimesed 17 lehma koos mõne vasika ja tõupulliga ja sealt see asi siis pihta hakkas. Et esialgu oli muidugi väga selline entusiastlik ja kõike õpid ja loomulikult läbi oma vigade teed kõike. Aga ma arvan, et see on ka väga hästi kasuks tulnud ja eks väga palju sai ka loetud maailmast materjali juurde käidud koolitustel, mis vähegi võimalik oli ja nii see asi on arenenud. Et 2010. aastat siis kusagilt juurde hakkasid tulema erinevad investeeringutoetused, et mille abil siis masinaid osta, sest kui me veistega alustasime, siis oli meil põhimõtteliselt üks Belarus, üks T25, tõenäoliselt paljud teavad, mis see tähendab, üks väike põka, millega siis kartulimõjad sai haritud ja üks väike pakipress, millega sai tehtud siis hobuste leina ja ühel hetkel oli selge, et veisekasvatuses sellega nagu enam väga kaugele ei purjeta, et uusi masinaid on vaja ja natukene võimsamaid. Ja nii need investeeringutoetused siis masinate ostmiseks sai kasutatud. Ja täna siis me harime umbes 700 hektaril maad, kus on nii teravili, rapsi kui ka rohumaid. Ja kusjuures circa 200 pluss hektarit, ma arvan, et ma ei suudagi seal nagu järgi pidada, võin julgelt öelda, et harime ka ilma pindala toetuseta. Et seal on siis asi selles, et kas maksame ära omanikule terve toetuse või siis riigile, kes on meil päris hea oksjonipidaja ja hinnad kerivad seal tihtipeale väga kõrgeks, nii et tegelikult seda pindala toetust üldse kätte ei jää. Et mis teeb ka muidugi suhteliselt keeruliseks sellise investeerimisvõimekuse tagamise, sest sellist puhvrit lihtsalt ei ole. Ja kui alustasime 17 lihaveisega, siis tänaseks on neid kusagil ligi 300, ehk siis 280 oli viimati, kui ma vaatasin, et mõned vasikad on veel sündida, aga põhimõtteliselt poegimisuaeg on läbi. Ja kahjuks või siis ma ei tea ka õnneks, et meil on ka 0 palgalist töötajat. Ehk siis me oleme FIE ettevõtlusega tegeleme, et siis sinu palk kujuneb sellest, mis sul aasta lõpus kontole jääb. Et siiamaani oleme elus ja mul on ka väga toredad lapsed, et siis minu mõlemad pojad ja abikaasa siis meespoole pealt on talus abis, et nad on õppinud ka põllumajandust ja siis on täna seal tegevad. Ja tütar siis, kes elab muidu põhikohaga Tallinnas, aga käib ka maal abis, et tema hobi on siis igasugune katmikkala ja aiandusteemad, et meie selline kodune toit tuleb sealt. Ja muidugi on mul väga toredad abivalmis sugulased, kes on igal hetkel valmis käed külge lööma. Ja tegeleme siis taimekasvatussaaduste müügiga, sinna juurde ka natuke teenuseid, oleneb hooajast või aastast, et kuidas see võimekus on. Ja minu loomad põhiliselt lähevad küll müüki tõuloomadena, et nii emas kui isasloomad, siis tõupulle, tõulehmikuid, et enamasti igal aastal sügisel, et on siis see suure müük ära ja väga palju sealt nagu noorloomi kasvama ei jää, välja arvatud need, keda ma siis ise valin omale karjatäienduseks. Ja sealt edasi siis on ka lihamüük ja just otseturustus. Ja kuidas ma sinnani üldse nagu jõudsin, et neid loomi meie tallu nagu soetada, et tegelikult ma arvan, et selle esimese pisiku käis välja minu abikaasa, kes ütleski, et meil on siin mõned sellised rohumatükid, millel teravilja kasvatada ei saa. Ja peame vist mõtlema mingite loomade peale. Ja maal kasvanuna vanemate juures seal mööda neid põlde käies, lehmi karjamaale ajades ja õhtul koju kartuleid ja maasikaid rohides. Ja see rohumaa teema oli minu jaoks nagu selline väga hingelähedane, et mulle tihtipeale meeldib ka täna istuda karjamaal, vaadata seda rohtu ja kuulata, kuidas lehmad söövad. Et sellised pildid, nagu siin praegu näha on, et see on siis selline minu
niisugune pilt, mis annab mulle nagu hingele palju ja aitab nagu rasketel hetkedel ka üle saada keerulistest teemadest. Ja mis seal ikka paremat veel näha on, kui sul on veised karjamaal, et täna ma tihtipeale kuulen nagu väljaspoolt sektorit ka, et millest inimesed palju tunnevad puudust, kui nad ringi sõidavad Eestis, on see, et loomi ei ole enam karjamaal. Ja need lihaveised, kes meil siis täna veel alles on jäänud ja lambaid ka, et nad tihtipeale ei ole ju enam suurte teede võrgustike ääres, vaid on pigem kusagil poollooduslikel kooslustel, meil on väga palju Saaremaal ja Läänemaal, rannaaladel ja nii edasi, et nad ei paista lihtsalt enam välja ja neid on ka väga vähe. Aga see on üks selline pilt, mis ma arvan, et maainimesi kõiki veel kõnetab ja kahjuks on hakatud sellest ka eemalduma, nii et seda võiks olla oluliselt rohkem. Ja veel üks selline pilt, et korralik rohi, ilusad loomad karjamaal, et ma arvan, et midagi rohkemat ei olegi sealt nagu tahta. Ja veel üks teema siia juurde, et viimastel aastatel on saanud ju väga populaarseks selline taastavast põllumajandusest rääkimine, aga ma ütleks, et võib-olla mul on tihtipeale öeldud, et ma olen mingite teemadega nagu oma ajast ees, aga et mind nagu kõnetasid ka need igasugused putukad, mutukad, linnud seal rohumaal, et siin on näha niisugust natukene ämbliku võrgustikku, et need on kõik need, mis näitavad, et sinu keskkonnas on kõik veel hästi. Ja teise pildi peale, kus on näha sõnnikuaun ja mis seal toimub, et siin väga suurelt ei ole näha, aga seal kasvavad ka kenad seenekesed, et mis tähendab siis seeneniidistikku ja see on see, kust tuleb see tegelikult see mullaramm. Et tänapäeval me kahjuks ei oska seda enam väga hinnata, aga ma loodan, et see asi tuleb tagasi, et just seda tahesõnnikut ja loomi on meil meie keskkonna jaoks väga palju vaja. Ja see on siis, kindlasti on igal elualal sellised, kes on oma ala fännid, et tihtipeale nagu, et mis ma teen siis oma vabal ajal. Et 24/7 oled sa tegelikult rakkes oma ettevõttes ja tegeled sellega, et on suhteliselt keeruline ennast välja lülitada. Et see tuleb küll ajaga ka, et sa õpid rohkem nagu koordineerima oma tööd ja proovima leida seda vaba aega, et kas käia korraks Eestist ära ja saada aru, kui tore on jälle tagasi tulla. Et ikkagi tekib see, et minu öökopiraamatuteks on lehmaraamatud või mingisugused keskkonnaalased raamatud. Et ma räägin tihtipeale väga palju lehmadest kellegiga, et nii see on. Et eks see näitab seda, et need on väga hingelähedased. Ja lisaks siis sellele tõulooma kasvatusele, et proovisin ka leida kogu aeg väljundeid, et olen tegelenud viimaste aastatega väga palju just aretusega, et siin on nüüd üks pilt siis, et käesoleva aastal siis üle mitme aasta õnnestus saada ka auhinnalised kohad oma pullidega, et siin sellest 3 pullist 2 on minu pullid, kes saavutasid esimese ja teise koha selle aastasel lihaveiste show'l. Et selles mõttes on nagu hea näha oma töövilja, et kuigi see on väga pikaajaline, ma olen suhteliselt kärsitu inimene, et ma tahaks nagu tulemusi kohe näha, aga loomakasvatus on see üsna keeruline, et sa näed seda alles võib-olla mõne aasta pärast, et siin ka näiteks pildil olev loom on 1,5-aastane, aga tema juba enne sündi pidi ta kasvama 9 kuud, et siis sa põhimõtteliselt neid tulemusi näed alles ligi 3 aasta pärast. Nii, ja selle veise kasvatuse juures, et täpselt nii, et sa võid seal toota, aga lõpuks tuleb see kaup ka maha müüa. Ja selleks, et mitte panna nagu mune ühte korvi, et mitte loota ainult tõuloma müügi peale, mis aastati käib ka nagu üles alla, et nagu ikka turud on, et siis järjest enam hakkas tekkima ka selliseid kliente või tuttavaid, nagu, kes küsisid, et kuule, et kas sa liha ka müüd. Ja loomulikult ise tahtsime ka süüa ja ma ei leidnud nagu põhjust, et miks ma peaksin seda ostma kusagilt poest, kui mul on tegelikult omal karjamaal loomad olemas. Ja siin on üks pilt selline just avatud olude päevadest, kus ma panin siis välja sellise suure nii-öelda, see on siis anguse lõikuse skeem, üldse lihaveise lõikusskeem, et kui palju tükke saab tegelikult sealt välja lõigata ja mida kõike nendest teha annab ja veel palju muid tooteid, et see lehm ei ole lihtsalt lehm karjamaal, vaid ta on aluseks väga suurele hulgale toorainele. Ja käia siis mööda maailma ringi, et siis näed sa selliseid pilte ja kui tavaliselt öeldakse, et see vana sõna on või ütelus, et
et sa sööd silmadega, et see tekitab lihtsalt isu ja sa tahad nagu järjest rohkem, et sul oleks midagi head pakkuda, et kuidas sa muidu seda müüd, kui sa ise ei tarbi, vaid sa pead nagu müüma ausat kaupa, et see müüks hästi. Ja sellist liha oleme siis oma farmis tootnud, et avatud talude päevadel sai seda pakkuma hakatud ja tänaseks on siis circa 10 aastat tegelikult see oli natukene lihamüügiga ja mis samamoodi hoosa üles, nii nagu Mirjam ütles just, et COVID-i ajal. Ja kui varem sai panustatud müüki niimoodi, et tehtud mingi loom ära teenusena. Kodus me seda ise ei tee, sest lihamüügil on väga palju karme reegleid ja ka hoiustamise mõttes, et sai liha tehtud või loom ära ja pandud siis müüki üles ja siis ootasid, millal need kliendid nüüd tulevad ja suhteliselt palju kippus ka alguses omale jääma, sest lihaveise liha oli võõras veel inimeste jaoks. Sest täna on seis selline, et kui ma panen müügitabeli üles, teen L-tellimused ja kui see loom tuleb lõikusest, siis jääb see ainult nagu laiali jagada. Ja mina ei ole investeerinud hetkel koju nii-öelda tööstuse poole peale ja kõik see pakendamine ja tükeldamine, sellepärast et muud tööd on lihtsalt liiga palju, et ma näen, et ma sellega tegeleda ei jõua, aga kasutan hea meelega teenust ja Linnamäe lihatööstus on täna siis see, kes teeb veise puhul väga head lõikuskeemi ja olen teenusega väga rahul. Ja siin on siis pilt nüüd meie Eesti lihaveise märgist, et mis on ka selline statuudi järgi tunnustus, et meil Eestis on selliseid farme circa 20, kes sellele vastavad, et siis igaüks saab seda kodulehelt lugeda, et millele see kaup nagu vastab. Ja sinna juurde siis ka veel ETKL-i märk, et ehtne talutoit. Ja need 3 märki on siis täna need, mis minu kaubaga alati kaasas käivad, on etiketi peal, müügikuulutustel, et inimesed võivad seda usaldada. Ja otseturustuse juures, et see põhipoint on pigem selles, et sina ise tead oma kaubast kõige rohkem rääkida ja sina oled see, kes julgeb ka järgmine kord seda kaupa anda, et inimesed suudavad sind usaldada. Et siin on erinevas siis kaubavalik, et kui keegi vaatab kas Pirgo Anguse või minu enda nii-öelda Facebooki lehte, et kodulehte ma ei ole tänaseni jõudnud teha, aga Facebooki lehe kaudu väga hästi asi müüb ja müügitabelid on seal väljas, et siis sortiment on, ma lugesin eile üle 30 erineva toote või lihalõikustüki. Ja meie kodused õhtusöögid on siis umbes sellised, et on kas seal mõni steik grillil või ribid ja lihaveise vorst on meil alati kapis. Ja vahel on ka pakutud natukene reklaami, et ma viimased korrad pidin juba ära ütlema selle, et lihtsalt ei olnud kaupa nii palju pakkuda, kui tegelikult kliente nagu oli küsimas, et ajakirjas Oma maitse on siis ilmunud mõned minu reklaamid. Ja siin üks pilt avatud talude päevadest, et kuidas väikeste vahenditega ja soodsalt ja odavalt saab teha kujundust ja dekoratsiooni, et kõik on võimalik, et pead lihtsalt ise olema kogu aeg leidlik. Et ei pea suuresti üle investeerima. Ja siin siis minu meeskond, et avatud talude päevadelt jällegi üks selline nii-öelda tehtud pilt, et kus kõik on siis 2-päevase töö järel väsinud, aga õnnelikud, et see on möödas ja sealt ka meie kliendibaas on siis kogu aeg nagu kasvanud. Et julgen öelda küll, et maal elada tasub toota, aga see on suhteliselt keeruline just selle sama väike ettevõtluse poole pealt, et on keerulisi olukordi, kus kasvada on raske, samas mingisuguse efektiivsuse taseme sa peaksid nagu saavutama, et olla turul konkurentsivõimeline. Aga kerge see ei ole, aga vähemalt see teeb õnnelikuks. Aitäh! Nii, ära mine veel ära, et on üks küsimus sulle. Et kuidas sa leiad oma tõuloomadele ostjad? Et kuidas, see on ka turustamine, et kuidas see käib? Põhiosa tõuloomadest läheb müüki läbi Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, kus ma ka ise töötan ja läbi Lihaveise Seltsi me oleme ka seal aktiivsed liikmed. Et eks see koostöö on ikkagi see võti, sest tõuloomade puhul on ju väga olulised just partiid ja head partiid, et kui ostja tuleb siia ja käib farmides, valib loomad välja, siis need tuleb kokku panna, et see on ikkagi koostöös turustamine. Aga loomulikult ka Eestis, et farmidesse otse, et
see nii-öelda hea töö, noh, ma olen alati olnud seisukohal, et sinu töö peab kõnelema sinu enda eest, et sul ei ole mõtet nagu ülearu kuskil rääkida, aga see kvaliteet ise peab näitama seda, et ja aastate viisi on siis mul ju tekkinud palju kliente, kes nagu tulevad iga paari aasta tagant uut pulli ostma, sest nad on näinud, et eelmine on olnud väga hea ja see asi töötab. Aga ühesõnaga see ühistuline tegevus ja üldse ka organisatsioonidesse kuulumine, et see sinu kogemusel on siis pigem ikkagi kasuks tulnud? Pigem jah, et eks siin on seda eestlaslikku käitumist muidugi palju näha, aga see kindlasti peaks olema oluliselt tugevam, et just väiketootjate puhul, et kindlasti peaks rohkem ühinema ja leidma ühiseid väljundeid müümise puhul. Selge, aitäh Janele!